Kolmas tööriist, mida me võimaldame välja pakkuda politseile ja me oleme seda ka teinud juba, on operatiivne otsingugrupp. Ma annan sõna minu kõrval Merlele, kes räägib operatiivsest otsingugruppist teile. Tere, mina olen Merle, operatiivse otsingugrupi vabatahtlik ja räägin paari sõnaga, mida kujutab endast selline ühendus nagu see operatiivne otsingugrupp. Me oleme ellu kutsutud selleks, et aidata leida äsja kadunud inimesi ja peamiselt maastikul. Ja meil tänaseks vabatahtlikke on registreerinud enda andmed meile ankeediga saatnud üle 500 inimese üle Eesti. See tähendab seda, et katvus on kõik maakonnad, oleme jaotanud Eesti piirkondadeks, igal piirkonnal on juht, abid, asendusliikmed. Seetõttu meie eelmise aasta eesmärk oli sõltumata kellaajast, alates otsingu väljakuulutamisest jõuda piirkonda 3 tunniga, sõltumata siis tõesti asukohast või kellaajast, nädalapäevast on meil see võimekus olemas ja selleks aastaks on meil täiendav eesmärk olla siis otsingutele abiks kuni 120 tundi ehk 5 ööpäeva ja seda vajadusel, sest see on aeg, kui inimene maastikul, sõltuvalt küll ilmastikuoludest, on võimeline ellu jääma. Kõik need 500 liiget saavad koheselt peale otsingu väljakuulutamist teate ja vastavalt siis sellele, kuidas kellelgi võimalus on, sõidetakse välja ja lisaks ütleme sellisele lihtsale maastikuotsingule on meil tänu partneritele olemas tehniline võimekus teha madalveekogudes õhuseiret, õhuvaatlust, teeme koostööd Drone Estoniaga ning veekogudes üldiselt sonariuuringud, sukeldamised ning filmitud materjali hilisem analüüs, läbivaatus ja siin on meil partnerid sukeldumisklubi Manemart Tartust, Saadjärve vabatahtlik pääste oma veealustega ning Meremõõdukeskus sonaritega. Lisaks sellele on sellel aastal kavas ja juba töös projekt, kus üle Eesti logistiliselt paigutame laiali ööotsinguteks vajalikud valgustusseadmed, mis on sõltumatud elektrisüsteemist ja saadavusest ning selle projekti koostööpartner on meil Eesti tanklakett Olerex, kus on võimalik need valgustused erinevatest piirkondadest kätte saada 24/7 ning see kättesaadavus meie poolt on ka politsei välijuhtidele ning politseipatrullidele ja seda sel eesmärgil, et reeglina siiski politsei jõuab otsingu kohta kohale esimesena ja see otsingu või valgustussüsteem on selline, LED-lampidel põhinevad kolmjalad. Need paigutatakse metsasihtidele, metsateedele piirkonnas, kuhu inimene on eksinud, kaduma jäänud, on see siis laps või seeneline ja see on nagu maamärk pimedas metsas olevale inimesele, et ta saab orientiiri, kuhu poole liikuda ja neid siis kasutatakse pimedal ajal. Ja peale selle, kuna meil vabatahtlik liitub selleks, et inimesed, kellel puudub kogemus, korraldame õppeotsinguid piirkondades, kus on varasemad avastamata kadumisjuhtumid. Ehk me teeme koolitusi oma inimestele, paneme need erinevatesse rollidesse, seal, kus me tegelikult reaalselt loodame leida kadunud inimesest jälge ja teeme seda siis hiljem ja sellistele otsingutele on oodatud kaasa tulema kõik inimesed, sealhulgas abipolitseinikud või politseinikud vabast ajast, kellel puudub otsingu kogemus ja seal me õpime ja areneme kõik, me saame aru, kus me saame midagi muuta paremaks
ja sest kõik otsingujuhtumid on erinevad. Aitäh!